Tere pühapäeva, armas kogudus, head vaatajad ja kuulajad. Täna või täpselt sellel nädalavahetusel on Eestimaal sellisteks suurteks märksõnadeks lootus ja kohalikud valimised. No eks nad on omavahel ka kuidagi seotud, aga lootus eeskätt just suursündmusega Tallinnas, kus siis Billy Grahami pojapoeg Will Graham on jagamas evangeeliumi üritusel või sündmusel lootuse aeg. Ja see on olnud Eestimaa kristlaste, koguduste palve, et sinna võiks tulla inimesi, kes vajavad seda kohtumist lootuse Jeesuse Kristusega ja kes ka selle vastu võtavad, kes saavad kokku Jeesusega. Ja jah, tõsi on ka see, et täna on Eestimaal kohalike omavalitsuste valimise päev, kus siis valitakse uued juhid, võib-olla ka vanad juhid, ega ei tea ju, kohalikes omavalitsustes, linnades ja valdades. Et palume ju ka seda, et see oleks Jumala juhtimise ja õnnistuse all. Aga mitte sugugi vähem tähtis ei ole see, et on pühapäev. Pühapäev, mida siis juba algkristlased valisid päevaks, mil kokku tulla nädala esimesel päeval, et meeles pidada seda sündmust, mis on maailma ajalugu tohutult muutnud, inimeste elusid tohutult muutnud, see on Jeesuse Kristuse ülestõusmine. Tänasel pühapäevasel jumalateenistusel, mis on meil küll virtuaalne, jagab algussõna Anu ja muusikaga teenib meid täna Alex. Ja jutluses tahan ma rääkida patust. Ma tean, et see suuri halleluujaid ja vaimustusüüdeid ei tekita, kui keegi või kui mõni pastor hakkab rääkima patust, aga patu mõjust tahan täna rääkida ja usun, et see on midagi, mida Jumal on juhtinud tänasesse meie kõigi jaoks selleks, et Jumala kogudus võiks olla üles ehitatud, õnnistatud ja Jumal võiks olla austatud. Me alustame Jeesuse nimel.
It's my favorite time of year again. The summer heat and humidity are finally over. The air is crisp and cool, fresh breezes are blowing, and the leaves are glorious in their fall colors. I still find the start of a new school year invigorating. And in a small way, I'm back to class too. My Bible study group has resumed activity after the summer break. So I'm starting a new workbook and sharpening my pencils. This year we're studying the Psalms. I've been thinking about why I've been looking forward to it so much. Part of it may be that the Psalms are so beautiful, poetic, lyrical, and rich in imagery. The Hebrew title for the book is Tehillim, which means songs of praise. These poems were meant to be sung to the Lord, usually when his people gathered together. And the Psalms have been and continue to be the hymn book of the faithful throughout the ages. It made me think of our own beloved hymn book, Kogutut Evangel sed Laulut. So many of the hymns we've sung since childhood are based on the Psalms. Our newer songbook, Vaimulikud Laulut, has a helpful index that shows 107. I wanted to know more about the Jewish tradition of psalms sung in the synagogue, so I Googled it. I learned that Jewish synagogues integrate psalms into daily, Sabbath, and festival services. The older tradition is a kind of melodic chanting, a little like Gregorian chant in the medieval Christian church. But different branches of Judaism and regional traditions have developed their own distinct musical styles. And I happened upon a very beautiful rendition of Psalm 23, The Lord is My Shepherd, composed by cantor Gerald Cohen and sung by Rabbi Angela Buchtal at the Central Synagogue in New York City. Please watch it on YouTube. I'm going to read a translation of the Hebrew lyrics, which are slightly different from what we're used to. Adonai is my shepherd, I shall not want. God gives me repose in green meadows. God leads me beside the still waters. God revives my spirit and guides me on the right path, for that is God's nature. Though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no harm, for you are with me. Your staff and your rod comfort me. You prepare a banquet for me in the presence of my foes. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and kindness shall be my portion all the days of my life, and I shall dwell in the house of Adonai forever. Psalm 23 will forever remind me of my father, whose birthday we celebrated on October 15th. It was his favorite passage of the Bible, which he read from cover to cover as a young boy while shepherding the animals on his family farm. But it wasn't until he was passing through the valley of the shadow of death that he finally saw the light, literally, and he surrendered himself to Jesus. And Jesus, the good shepherd that he is, came to carry him home. What a blessing to him and the rest of us, his family.
I leave you with an early Christian image of the Good Shepherd in the catacomb of Calixtus in Rome, dating from the middle of the 3rd century, one of the earliest images associated with the Christian faith. Lord, we thank you for your loving kindness, your constant care, protection, and guidance. We thank you for Jesus, the Good Shepherd himself, who spared no effort to save his sheep. We thank you for saving each of us and so many before. We pray for our seniors, those who are ill, and their caregivers. We pray for our younger generations who have their own challenges, and for those who are studying or working far from home. Guide them and keep them safe, Lord. Bless our pastor and pastor emeritus and all who are actively involved in producing our online services. We ask for your blessings on our prayer partners at home and abroad. Open our hearts and minds now to receive this morning's message and help us to apply it in our daily lives. This we ask in Jesus' name. Amen. Jumal, sa tead ju kõike. Jumal, kõike näed sa. Kuid mu pattu ei mäleta ja ei arvesta ka. Uputasid need meres nii kaugel kui taas lääs. Pesed puhtaks mind veres ja sinus puhtaks ma jään. Me eksime palju, me patt on nii suur, kuid suurem su arm ja su armastus. Me kukume tihti, oleme eksinud, kuid suurem su arm ja su armastus. Suurem su arm ja armastus. Jumal, sa tead ju kõike.
Ma loen tänase jutluse alguseks 2. Moosese raamatust 32. peatükist 30. salmi. Ja järgmisel päeval ütles Mooses rahvale, te olete teinud väga suurt pattu. Aga ma lähen nüüd üles issanda juurde, vahest saan lepitada teie pattu. See on kirjakoht, mis pärineb loost, mida ma arvan juba enamus teavad või oskavad seostada selle kirjakohaga. See on kuldvasika lugu. Kui Mooses oli kohtumas Jumalaga, siis Iisraeli rahvas suures igatsuses kedagi nähtavat ja kogetavat teenida rajasid kuldvasika selleks, et austada siis Jumalat, kes neid Egiptusest välja oli toonud. Aga see oli midagi, mis oli Jumala olemusele, Jumala südamele täiesti vastuvõetamatu. Ja see on Moosese reageering paljude teiste reageeringute hulgas on see, et te olete suurt pattu teinud, aga ma lähen nüüd issanda juurde, vahest ma saan lepitada teie pattu. Ma tahan patust täna rääkida. Ja lähtuvalt sellest kirjakohast tuleb 3 punkti. Ma ei räägi nendest punktidest, aga ma tahaks, et need 3 punkti jääksid kuskile õhku, kuskile meie meelde, kuskile meie südamesse, mis on seotud patuga. Esiteks, patt on reaalsus. Me igapäevaelus, me komistame, me eksime, me teeme pattu. Teiseks, patul on oma tähendus, patul on oma mõju, patul on oma tagajärg. Ja 3. patu probleem vajab lahendamist. Aastaid tagasi, kui ma olin lõpetanud ühe teenistuse Kärdlas, Hiiumaal, siis tuli mu juurde üks naisterahvas, kes käis aegalt meil teenistustel, ta ei olnud meie koguduse liige, aga ta oli siin usust huvitatud. Ja siis ta küsis, et Timo, miks sa nii palju patust kõneled? Ja ma ei oska kuidagi, ei osanud siis, aga ei oska praegu veel vähem oskan kuidagi hinnata seda, et kui palju ma siis patust rääkisin, aga tõenäoliselt ma sellel korral rääkisin. Ja ma ei mäleta, mis ma talle vastasin ja ma ei ole kindel, et ma teaks ka, mida ma täna vastaks, kui keegi teist tuleks täna minu juurde ja ütleks, et Timo, miks sa nii palju patust räägid? Sest selle teemaga, see on tundlik teema ja selle teemaga, nagu tõenäoliselt iga teemaga, on oht olla siis kas ühes või teises kraavis. Üks kraav on see, kus keskendubki väga patule, inimese puudujääkidele ja sellele, kui süüdi me siis Jumala ees oleme. Ja teine võimalus on siis see, kus me seda teemat väldime, sest me teame, et inimestele see teema ei meeldi. Ja püüame pigem lähtuda siis inimeste heakskiidust ja meeldivusest ja väldime tundlikke teemasid, olgu see siis patt või ka näiteks igavene hukatus, millest Jumala sõnas räägitakse. See teema on kogudustes ikka aeg-ajalt tõstatanud neid küsimusi üles, et mõni koguduse liige on ütelnud, ma ei jaksa käia Jumala teenistusel, ma ei tahagi pühapäeval teenistusel minna, seepärast ma tean, mida pastor räägib. Pastor hakkab jälle süüdistama, ta hakkab kasvatama meis mida süütunnet, kui puudulikud, kui viletsad kristlased me oleme, kui ma ei tea, väärt patukaristust ja põrgut me oleme ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis nagu mainisin, siis teine äärmus on see, kus inimesed tunnevad, et pastor räägib seda, nagu piiblis öeldakse, mille järel inimeste kõrvad sügelevad, ehk siis mingisugustest inimlikest asjadest, olgu need sellised inspireerivad motivatsioonikõned või psühholoogilised eneseabi, abistamise kõned. Seega on võimalus. Kui rääkida sellisest positiivsest kõnest, siis võib-olla kõige tuntum näide sellest on ühe maailma suurima koguduse, Lakewoodi koguduse pastori Joel Austini kõned. Ja ma ei anna kuidagi hinnangut tema kõnedele, aga tema kõned on tekitanud maailmas palju poleemikat just selles osas. Esiteks muidugi see tema olemine, see tohutu naeratus ja ma olen vist seda maininud kunagi, et on mees, kelle kuulamiseks ja vaatamiseks tuleb päikseprillid ette panna, seepärast, et ta naeratus on nii särav, et see pimestab.
ja no paljude jaoks see tundub siis ka mitte väga siiras. Aga ka tema kõned on tõeliselt hästi motiveerivad, hästi julgustavad, hästi üles ehitavad ja ta ei puuduta teemasid, mis võiks lõhestada või inimeses ka natukene ebamugavustunnet tekkida, vähemalt valdavalt. Ja nii on tema kõnesid või ideoloogiat hakatud nimetada inglise keeles cotton candy theology. Ja Austini vastus kriitikutel oli siis see, et ta ei pea õigeks nii-öelda hellfire and brimstone stiili, kus siis põrgu ja väävlit ja tuld tuleb taevast alla. No neid ütlustajaid on ka. Ja ta ütleb, et inimesed tegelikult teavad, et nad on süüdi. Inimesed teavad oma puudujääke ja et asju on valesti. Ja tema eesmärk on siis inimesi julgustada ja mitte neid hukka mõista ja mitte nendes mingit süükoormat kasvatada, mis kõlab iseenesest mõistlikult, eriti denominatsioonide kontekstis, kus see on väga levinud praktika või kus nähakse, et see on väga oluline seda süütunnet ju rõhutada, sest reaalsus on ka see, et ega me ei vaja ju ka päästjat siis, kui me ei tunne süüdi. Me ei vaja päästjat, kui me ei mõista, et me oleme lootusetult eksinud või midagi on lootusetult vajalik, puudujääk. Aga meie elu ei peaks defineerima ilmselgelt süü või ka patt. Ja ma ei ole ka kindel, kas selline süüle rõhumine on väga efektiivne moodus inimeste Jumala juurde juhtimisel, inimese juhtimisel kohta, kus ta võtab vastu Jeesuse Kristuse kui armu kingituse. Ükskõik, mis stiilis jutlusi me aga eelistame, reaalsus on see, et kui maailmas ei oleks pattu, siis ei oleks vaja ka tegelikult üldse jutlusi. Et kui ei oleks pattu. Taevas ei ole pattu. Ja taevas ei ole, paljusid asju ei ole taevas, mis maa peal on. Ja üks asi, mida taevas ka ei ole, seal ei ole tõenäoliselt ka jutlusi. Ma ei usu, et pastorid seal saavad terve igavik teha, nautida pikki kõnesid. Et siin maa peal me kogudus ütleb, meil on vähe aega, et ära jutlusta nii pikalt, aga mõtle igavikus ei ole ajapiiranguid. Pastorid saavad nii pikalt jutlustada, kui tahavad. No, ma ei usu, et seal jutluse on. Seal pole vaja neid lihtsalt. Seal on hoopis mingisugused teised väärtused. Aga kogu evangeelne sõnum, mida me on kutsutud kogudusena jagama, kogu selle põhjus on ju patt. Jah, küll patu lahendus, aga selle juurpõhjus on patt. Enne kui ma lähen otseselt tänase teema juurde, patu mõju, tahan ma veidi rääkida patust erinevates religioonides. Ma ei ole kunagi seda ühegi teemaga vist varem teinud, aga kui ma seda jutlust valmistasin, siis ma kohe väga tugevalt tundsin enda sees, et see on see, mida ma pean tegema. Mida räägivad patust? Näiteks islam või judaismist me teame suures plaanis või budism või hinduism. Ja minu jaoks oli küllaltki huvitav see, et kõikides religioonides, suuremates religioonides on see teema, millele püütakse siis leida lahendust. Jah, näiteks kas või budismis ja hinduismis ei nimetata seda patuks, vaid pigem selline, ma ei tea, eksimine universumi harmoonia vastu või see on selline vaimne ja moraalne eksimus, mis toob kaasa kannatusi ja takistab valgustumist. Hinduismis on see ebakõla inimese looduse ja jumaliku korra vahel. Aga islamis, judaismis ja kristluses ehk siis monoteistlikes religioonides on patust suhteliselt sarnane arusaam mingi piirini. Ja küllaltki sarnane tähendus antakse sellele, kui öeldakse patt, siis ikkagi mõeldakse ühte ja sama asja. Erinevus tuleb alates päris patu teemast, et kas siis inimene on pärinud Aadamalt läbinisti selle patuse loomuse, on lootusetult lahti ühendatud ja läbi lõigatud siis inimese ja Jumala suhe või mitte.
Ja kindlasti on erinevus ka loomulikult see, millist lahendust siis pakutakse patu teemale. Ma kuulasin juudi rabi Itzhaki ja see oli päris huvitav kuulamine just selles mõttes, et mida juut või ehk siis judaismi praktiseerija räägib patust ja võrdluses kristlusega. Ja minu jaoks on ikkagi kristlasena meie jaoks kõige helgem ja lootusrikkam ja optimistlikum patu lahendus ja patu käsitlus on kristluses. Kui me räägime Jumala armust Jeesuse Kristuse läbi ja meil on pattude andeks saamine temas. Aga see ei paista sugugi niimoodi näiteks judaismi praktiseerija jaoks. Nemad ütlevad, et kristlus on väga pessimistlik. Ja see põhjus on see, et just alates see päris patu teemast, et kristlaste jaoks pattu langemine, Aadama pattu langemine tekitas ületamatu kuristiku Jumala ja inimese vahel. Inimene on lootusetult patune eraldatud Jumalast ja ükski inimlik tegu ei aita sealt kuristikust üle, mitte üks. Christianity sees original sin as an irrevocable, unchangeable blight on the holiness of the human soul, creating an impossibility of connecting to God other than faith in Jesus, etc. Judaism teaches it in a very, very different way. We believe that the essence of man's divine soul remains untainted. It remains holy. It remains unified with God. It remains radiant. Judaistide või juutide ja ega näiteks moslemite jaoks, kui nad on pattu teinud, siis on väga palju reegleid, mida neil on vaja siis täita, mingisugused sammud, mis ei ole ka väga võõrad kristlusega. Seal on oma patu tunnistamine ja meele parandamine ja pöördumine ja kui võimalik siis ka oma kahjude parandamine või püüdmine taastada midagi, mida on ära rikutud. Muidugi seal on väga palju erinevaid nüansse, erinevad patu raskused ja nii edasi, aga suures plaanis. Ehk siis nii juudid kui moslemid, nad saavad oma tegudega ja teatud rituaalidega taastada midagi. Ka kui sa oled mingisuguse asja korda saatnud, siis ka teatud puhkudel palju häid tegusi aitab nagu selle tasakaalustada selle ja sa oled Jumala ees õige. Et sellist halastavat ja armu andvat Jumalat kohtab nii moslemite või usus ehk siis islamis kui ka juutidel. Meil on kogu aeg kristlastena selline arusaam, et ainult kristlaste Jumal on halastaja. Halastaja, mõtle Vana Testamendi peale, seal kui palju lauldakse Jumala headusest ja halastusest. Ja nüüd see erinevus on siis see kristlaste puhul, et kristlastel puudub see võimalus. Et sealt ei minda loomulikult seda järgmist sammu edasi, mis kogu kristliku sõnumi ju tuum on, et jah, et meil ei ole võimalik seda kuristikku ületada, aga on üks võimalus. Aga see pilt, nagu sageli tuuakse, et erinevad religioonid on lihtsalt pürgimas sama Jumala poole, ühed budistid ühe külje pealt ja moslemid ühe külje pealt ja siis kristlased ühe külje pealt ja lõpuks jõuavad selle sama Jumala juurde kokku, et see pilt ei päde, see ei ole reaalne või realistlik, sellepärast, et kristlastel ei ole võimalik see. Kristlik õpetus räägib sellest, et midagi on täiesti katki tehtud ja seda ei ole võimalik taastada. Ja see taastamine ei tule nüüd läbi inimese, vaid see taastamine tuleb läbi Jumala. Ja see on nüüd midagi, milles kristlik usk erineb kõikidest teistest religioonidest. Et nüüd Jumal on midagi teinud. Midagi, mida inimene ei saa teha. Ja ta on ise tulnud alla, ta on surnud selle eksliku patuse inimese pattude eest. Hinna kinni maksnud. Ja nüüd on üks sõna arm. Midagi, mida me ei saa ära teenida. Meil on võimalus see vastu võtta, kui me usume Jeesusesse, Kristusesse. Ma jagan siia ühe näite, mille ma kuulsin kristlikult apologeedilt John Lennoxilt. Ma olen seda ütelnud ka, aga aina enam mulle meeldib vanu mehi kuulda. Vanu elukogenud mehi. John Lennox on ka selline vana tark mees ja mingil konverentsil, kus räägiti umbes samal teemal, siis ta tõi ühe analoogia oma abielust.
ja ta ütles, et see on selline hüpoteetiline, see ei ole päriselt sündinud lugu, aga see on hüpoteetiline lugu, et kui ta kohtus oma naisega esimest korda, siis ta tahtis teda enda abikaasaks paluda, aga tal oli kaasas üks kingitus ja see kingitus oli kokaraamat. Ja siis, kui ta selle abielu ettepaneku tegi, siis ta ütles, et aga mul on sulle kingitus ka ja siin on 147 leheküljel on üks õunakoogi retsept. Ja sa pead 40 aastat hoolega neid reeglitest kinni pidama, nendest käskudest ja keeldudest, et kui palju tuleb jahu panna ja mida ei tohi panna ja kui palju seda ja teist ja kuidas sa kokku segada. 40 aastat sa pead seda õigesti tegema ja siis ma aktsepteerin sind kui oma naist. Ja rahvas naeris muidugi selle peale ja John Lennox ütles, et miks te naerate? Seepärast, et suur osa kristlasi arvab, et Jumal suhtub täpselt meisse niimoodi. Kui see 40 aastat või 4 aastat, või ükskõik mis mõõtühiks on, ükskõik mis need tegevused on, aga kui sa täidad kõike seda, siis ma aktsepteerin sind oma lapsena või Uue Testamendi kontekstist ka oma pruudina. Kogudus on Kristuse pruud. Ja ta ütles, et minu suurepärase abielusuhte valem ei ole mitte selles, et mu abikaasa on 40 aastat teinud suurepärast õunakooki. Ta ei ole selle pärast, ma ei aktsepteeri teda selle pärast või ma ei armasta teda selle pärast, vaid ta teeb suurepärast õunakooki selle pärast, et ta on aktsepteeritud, ta on armastatud. And so my marriage has been good. Why? Because my wife is not cooking in order to gain my acceptance. She likes cooking because she's got it. And the wonderful thing about Christianity is precisely that. It's not religion in that sense. It's a relationship. Ja see on nüüd midagi, mis tõstab kristluse kõikidest teistest religioonidest kuidagi välja, et sealt tekib see vahe. Inglise keeles on 2 sarnast sõna, religion ja relationship, kus siis religioonist saab suhe. Et me ei räägi nii palju religioonist, kui me räägime suhtest. Kristus on ainuke, ütleme ikka religioon siis, kus see aktsepteerimine toimub alguses, mitte lõpus. Jah, me räägime ka kohtust, me räägime kõigest sellest asjad. Kõikides religioonides on mingisugune kohtulaadne asi, kus siis antakse mingeid hinnanguid, kas siis antakse preemiaid või karistusi. Me räägime kristlikus usus samamoodi ju viimasest kohtupäevast. Aga need, kes on Jeesuse Kristuse vastu võtnud, nendega on teistmoodi. Nad on juba aktsepteeritud. Mitte seal kohtus, vaid juba sellel hetkel, kui nad on Jeesuse oma ellu vastu võtnud. Ma tean, et olen pool oma jutlust rääkinud veidikene teemast mööda, kui mõelda, et teema on patu mõju, aga ma lihtsalt väga tahtsin seda jagada ja ma arvan, et see on lihtsalt nii oluline. Ja ma usun, et on neid, kes on seda täna just vajanud. Sa oled aktsepteeritud. Sa oled heaks kiidetud, sa oled vastu võetud, sa oled armastatud, sa oled Jumala oma. Sinu patt ei defineeri sind, vaid Jeesuse lunastus defineerib sind. Sinu kaotused ei defineeri sind, vaid Jeesuse võit defineerib sind. Ja kui ma ütlen selliseid kõlavaid sõnu, siis võib mõni mõelda, et see kõik teeb ju pattu kuidagi vähetähtsaks. Umbes nii, et me niikuinii võidame. Me niikuinii saame armu ja need mõtted on tuttavad juba 2000 aastat tagasi, kui Paulus rääkis armust õndsaks saamisest, siis tõusis üles neid, kes ütlesid, et vend Paulus, aga kui sa niimoodi räägid, siis kas selle loogika järgi on nii, et siis ma peaks ju võimalikult palju pattu tegema, sellepärast, et siis ma saan võimalikult palju armu. Ja see on muidugi võimalus selliselt küsida, kui me ei saa ei armu ega patu sisust ega mõttest aru. Aga Paulus ei suhtunud kergekäeliselt ei pattu ega Jumala armu ja miks? Võib öelda, et Paulus suhtus oluliselt
kuidagi tähendusrikkamalt ja aukartust äratavamalt armu kui juudi kirjatundjad. Ja põhjus on selles, et Paulus kristlasena mõistis ka patu kohutavust oluliselt rohkem või selgemalt kui seda juudid, kes nägid, et neil on inimlikult võimalus midagi tagasi keerata, midagi ümber pöörata, midagi ise ära teha, välja teenida. Aga Paulus mõistis seda, et patt on toonud midagi, mida meie ei saa parandada. Midagi nii traagilist, midagi nii kohutavat, et Jumal pidi oma poja saatma, maksma kohutava hinna selleks, et selle kuristiku vahele tekiks sild nimega Jeesus. Ja kuna ta mõistis patu kohutavust, siis ta mõistis ka seda, kui väärtuslik on arm. Ja tõenäoliselt Paulusel ei tekkinud mõtetki, millest teda süüdistati, et võtta armu kergekäeliselt, sellepärast, et ta mõistis, et see arm ei ole iialgi odav, vaid see on väga-väga kallis. See hind, mis on makstud, on väga-väga kallis. Selle maksis Jeesus lihtsalt. Ma tuletan meelde 3 punkti, mis ma jutluse alguses võetud kirjakohast tuletasin. Patt on reaalsus meie igapäevaelus, ehk me eksime. Me teeme asju, mis teevad haiget Jumalale ja rikuvad meie suhet Jumalaga. Teiseks, patul on tagajärjed. Ja 3, patu probleem vajab lahendamist. Me oleme kõigist tegelikult natukene rääkinud, aga ma tahan tänases jutluses keskenduda sellele, et patul on tagajärjed, patu mõju. Ma usun, et me oleme paljud kunagi näinud, käes hoidnud, võib-olla ka jaganud traktaate, sellise koomiksi vormis, nagu 80-ndatel, 90-ndatel tehti, kus on pildid ja väiksed sellised jutumullid ja lugu siis inimese pattu langemisest ja päästmisest. Ja seal on Aadam ja Eeva, kes teevad pattu ja mis nendega juhtub, on see, et nad määrduvad. Ja kui neil hakkavad sündima lapsed ja nendel omakorda lapsed, siis nad kõik on määrdunud. Neil on plekid peal, nad on nagu Eesti valge mustakirjuline lehm või dalmaatsia koer. Et nad ei ole neutraalsed, vaid neil on juba patulaigud küljes, nad on rikutud. Nii nagu kui keegi toodab plaati, näiteks muusikaplaati, on selline asi kui toorik või master või emaplaat. Ja kui see anda paljundusse, kui seal on viga peal, siis kõigil paljundatud plaatidel on viga peal. Kui seal on mingi krõps, siis kõikidel paljundatud plaatidel on krõps peal. Ma tean, millest ma räägin, sest ma olen ühe sellise plaadi välja andnud. Kui ma ei kuulanud piisavalt hoolega seda põhiplaati, mida hakati paljundama, ja kui ma siis selle partii, 200 plaati kätte sain, siis mul oli elu isu peaaegu läinud, seepärast, et kõigil oli see viga ja ma ei laskunud neid jagamisse ka müüki, vaid ma lasin uuesti selle partii teha. Nii et patt on kaasa sündinud probleem. See on see, mis me mõtleme, kui me räägime päris patust. Patul on alati mõju, ka meie väikestel pattudel. See on omaette teema hakata patte liigutama suureks ja väikeseks. Kui budismis ja hinduismis on halbade valikute nagu tagajärg karma, siis tegelikult kristluses on ka, me räägime külvamisest ja lõikamisest. Ehk see, kui me ikkagi külvame valet kogu aeg elus, siis me ühel hetkel paratamatult me hakkame lõikama valet. Külvad tuult, lõikad tormi. See on mõnes mõttes, meile kristlastena me ei räägi karmast, aga mõnes mõttes see toimib. Lihtsalt kristlikus kontekstis on see midagi palju rohkem veel. Sinna selle üle ja selle sees on veel üks Jumala armu teema, mida karma on selles mõttes halastamatu. Aga külvilõikuse printsiip on ka kristlikus kontekstis. Patul on omad tagajärjed. Keegi on võrrelnud seda nagu aia sisse naelte löömisega. Et lööd naela, see on seda teeb pattu, siis sa mõistad, et see on olnud vale ja sa parandad meelt, sa pöördud, see nael tõmmatakse välja, aga auk jääb. Ja sa teed jälle pattu, nael lüüakse sisse, sa parandad meelt, nael tõmmatakse välja, aga auk jääb järgi.
me mõistame seda, kui ma ei tea, kui palju perekondi on katki läinud läbi selle, et üks osapool on näiteks abielu rikkunud. On teinud pattu, ta on kahetsenud seda, ta on pöördunud, ta on meelt parandanud, aga üsna sageli seda perekonda kokku enam ei saa. Või siis, kui isegi kõik need asjad olnud, on Jumalalt andeks saanud ja ka oma naiselt või mehelt andeks saanud, aga need armid midagi jäävad seal. Või kui keegi on purjus peaga autoga teinud avarii ja keegi on hukkunud või keegi on vigaseks saanud, sa võid meelt parandada, sa võid pöörduda, sa võid täiesti teistmoodi edasi elada, sa võid Jumalalt andeks saada, aga midagi on muutumatu, mingisuguseid asju ei saa muuta. Nii et patul on tagajärjed. Mõtle, mis juhtus ühe põlvkonnaga inimestega. Kui Aadam ja Eeva elasid täielikus harmoonias, täiuslikus Jumala ligiolus, nad tegid pattu, nad said rikutud, nad said Jumalast lahutatud, nad visati Eedeni aiast välja, neil sündisid lapsed, me teame Kainist ja Aabelist ja juba esimene põlvkond sooritas mõrva. Kus see tuleb? Neid ei saa süüdistada, et nad mängisid vägivaldseid arvutimänge või nad vaatasid liiga palju krimisarjasid või ma ei tea, mida veel. Nad ei olnud midagi sellist näinud, nad ei teadnud, mis asi see on. Ja ühel hetkel selline mingisugune viha pressib Kainist välja, et ta paneb käe oma venna külge. Ta tapab oma venna. 10. põlvkond Aadamast. Need on kirjeldatud nii, et iga päev olid kõik nende mõtted kurjad. Ma ei oska seda olukorda isegi ette kujutada, sest meie ümber on ka väga palju kurjust, aga siin on ikkagi nii palju head, nii palju häid mõtteid, nii palju halastust ja kõike seda. Aga kui nagu üldhinnang rahvale, kes elasid maa peal, et iga päev kogu aeg süsteemselt täiesti läbi imbunud kurjusest, valest, patust, ebamoraalsusest, ma ei tea millest veel. Ja Jumala ainuke lahendus on see, et ma hävitan selle rahva. Ja Noa sai armu. Noa ei olnud tõenäoliselt täiuslik, aga ta sai armu. Muidu oleks öeldud, aga Noa teenis ära, sest ta oli nii tubli. Ta oli kindlasti ühes teises positsioonis, aga see, et Jumal kõnetas seda, see oli Jumala arm. Tragikoomiline või kurb selle asja juures tegelikult on see, et aga Noa ja pere võtsid ikkagi selle rikutuse kaasa ka sellesse uude maailma. Ja me teame, et ei läinud palju aega. Noa oli vaimustatud uuest maailmast, rajab endale viinamäe, teeb esimese veini, joob ennast täis. Ja kui inimene alkoholi uimas on, siis ta ei kipu tegema jumalakartlikke asju, vaid ta kipub ikka asju tegema millegi pärast, mis tekitavad väga suuri probleeme talle või kellelegi teisele. Ja seal ta alasti oma telgis on ja Haam tuleb tema juurde ja sisuliselt naerab ta välja, läheb, räägib oma vendadele, vaata, mismoodi on. Vendadel oli rohkem tarkust, nad sisenesid tagurpidi, ei vaadanud oma paljast isa ja panid teki peale. Ja mis juhtus oli see, et Noa neab Haami järeltulijad. Haami järeltulija oli Kaanan. Ja see ei olnud palju möödas sellest ajast, kui kõik oli uueks tehtud. Et mingisugune olemuslik rikke on ikkagi inimeses sees. Ja miks ma seda Kaananit esile toon, kui me räägime patust ja patu mõjust, siis võib-olla kõige muster näidis on kaananlased. Paljude skeptikute ja ateistide küsimus sellistel apologeetilistel vestlustel tõstatatakse sageli üles, et kuidas sa usud Jumalat, et ta on hea, kui ta andis käsu tappa kaananlased kõik, naised, lapsed, loomad, kõik täielikult hävitada. Kuidas sa saad uskuda, et genotsiidi läbiviiv Jumal on hea? Kaananlased olid rahvas siis, kes elasid muistse Kaananimaa aladel Vahemere idaosas, piirkonnas, mida tänapäeval tuntakse Iisraelina.
ja nimetust kaanalased kasutatakse, nagu ma ütlesin ka, vahel siis viidates 10 seal elanud rahvale, kaanalased. Mõnikord nimetati neid ka emorlasteks ja piibel kirjeldab neid kui niivõrd kurje ja rikutuid, et Jumal käskis nad hävitada. Et küsimus ei olnud rahvuses ja küsimus ei olnud ka see, et ainult selles vähemalt mitte, et Noa needis Kaanani, vaid seal olid omad valikud. Midagi oli nii mastaapselt ja suurelt ja sügavalt valeks läinud, et Jumal ütles, et Iisraeli rahvale, et kui te kohtute nendega, siis hävitage nad kõik. Ja patuste inimestena, kes me oleme, seda on väga keeruline mõista. Et kuidas Jumal sai midagi sellist teha, sest me ei oska ennast asetada Jumala nii-öelda kingadesse, kes on läbinisti püha, läbinisti õige ja kelle jaoks patt iseenesest on midagi täiesti talumatut, täiesti väljakannatamatut. Ja me ei saa aru, sest Jumala kõikehõlmavast plaanist ja ei pruugi saada ka täielikult rahuldavat vastust sellele. Aga me võime mõningaid vaatenurki vaadata, mis selle teemaga seonduvad. Ja 5. Moosese 7. peatükis ütleb Jumal, et kaanalased tuleb hävitada täielikult. See tähendab, nendega ei tohi sõlmida lepinguid, neil ei tohi osutada mingit halastust, nendega ei tohi abielluda. Selle käsu eesmärk oli eemaldada nende mõju Iisraeli rahva elust. Et eesmärk ei olnud hävitada rahvast, vaid eemaldada mõju ja see ainuke võimalus oli see neid hävitada. Natuke annab värvi sellele käsule see, et kui me mõtleme Jumala käske teiste rahvaste suhtes, ka pagan rahvaste suhtes, siis seal olid enamasti see, et kui te kohtute, siis esimene asi, mis on, pakkuge rahu. Ja siis kui seda ei tule, siis võite hävitada mehed ja siis naised ja lapsed, need võite võtta endale aga see oli teistsugune, see oli oluliselt pehmem kui see, mida öeldi kaanalaste kohta. Ja see selgitabki seda, et küsimus ei olnud isegi see, et kas on tegu paganrahvaga või mitte paganrahvaga, vaid kaanalaste seas oli midagi nii korrumpeerunud, nii lootusetult süvitsi, valesti ja kurja, et Jumal nägi taas ainukese võimalusena, et nad tuleb hävitada, seepärast, et kui ei hävitata, siis hävib Jumala rahvas. See on see, kas üks kuri on lubatud, kui sellega hoiab ära suurema kurja. Põhjuseks oli siis nende ühiskonna ja kultuuri täielikult moraalne allakäik, ebajumalateenistus, seal oli templiprostitutsioon, seal oli abielurikkumised, homoseksuaalsus, intsest, mõrv, loomapilastused, massilised vägistamised, laste ohvrite toomised ja need ei olnud mitte sellised üksikud juhtumid, et juhtus siin, juhtus seal, vaid see oli norm, see oli süsteem, seda peeti õigeks ja seda peeti pühaks. Ja puudub aeg lahti rääkida see kaanalaste patu sügavus ja ma arvan, puudub ka vajadus, ma arvan, et kui me selle juba loetelud kuuleme, siis me veidikene mõistame. Muidugi meid tänapäeval võib-olla see väga ei ehmata, seepärast, et seda kõike aina rohkem ja rohkem me näeme ka enda maailmas, enda ümber, aga siiski see valdavalt ei ole heaks kiidetud norm, vaid see on ikkagi kõrvale nihe normist või moraalsusest täna maailmas, kus me elame. Hävitamise keskne mõte ei olnud, nagu ma ütlesin, massiline tapmine, vaid Iisraeli eraldamine kaanalaste mõjust. Enne lahingut tuli ennast pühitseda ja ebajumalad hävitada, sest peamine teema selles oli riknemise vältimine. Jumal armastas oma rahvast ja Jumal teadis, kuidas nad ellu jäävad ja kuidas mitte. Jumal teab patu hävitavat mõju. Ja kõige traagilisem on see, et Iisrael ranges tegelikult nendesse samadesse pattudesse hiljem ja sai kogeda seda Jumala karistust enda peal. Et see küsimus ei olnud rahvuses, vaid küsimus oli patus. Ja kõigi nende lugude ja väga jõhkratena tunduvate lugude sees on
on tegelikult palju Jumala pikka meelt, mida me ei pane tähele. See on 400 aastat andis Jumal kaananlastel aega meelt parandada. Aga midagi ei sündinud. Ja nüüd kuula, kui me räägime sellest patu mõjust, et me mõtleme, et oi, kuidas siis oli. Või. Kuula, mida Paulus kirjutab 1. sajandi maailma kohta. Ta kirjutab seda Rooma kogudusele. Ja samal ajal mõtle 21. sajandi peale. Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais. Sellepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen. Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede ette. Nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega. Nõnda samuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu. Mees on teinud mehega nurjatust. Ja on seega ise enestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest. Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte tegema seda, mis on väär. Nad on tulvil igasugust ülekohut, kurjust, ahnust, tigedust, täiskadedust, tapmist, riidu, kavalust, kiuslikkust. Nad on keelekandjad, nad on laimajad, Jumala vihkajad, julmurid, ülbed, kelkijad, halva peale leidlikud, vanematele sõnakuulmatud, mõistmatud, truudusetud, leppimatud, halastamatud, kes küll teavad Jumala käsku, et need, kes selliseid asju teevad, on surma väärt, kuid ei tee seda mitte üksnes ise, vaid tunnevad head meelt neist, kes nii teevad. Kiuslikkusest, sõnakuulmatusest, homoseksuaalsuse, tapmisteni. See on patu mõju ühiskonnale. Ja armsad, see ei ole midagi, mis me saame rääkida koguduses kuidagi, et see on see, mis kuskil tehakse, kuskil või see maailm on kuri, vaid see on midagi, mis puudutab kõiki meid. See oht ja see tung on kõigis meis, ka igas kristlases. Ja kui sa panid tähele, siis see tunduvad, paljud selles loetelus tunduvad oi, hullud asjad. Aga see kõik algas selles, nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest. Ja seega Uues Testamendis on üks kirjakord, kus taodelge oma päästed kartuse ja värinaga. Ma tean, mõni võib ütelda, jälle Timo hakkab mingisugust süüteemat üles tõstma, et me ei ole piisavad. Ei, küsimus ei ole sellist, vaid tegelikult küsimus on suhtumises. Kui oluliseks me peame oma päästet, kui oluliseks me peame Jeesuse lunastustööd meie jaoks. Ehk see hakkab pihta sellest, et kas me mõistame patu kuidagi suurust või mõju ohtlikkust. Ja sealt edasi järgmine küsimus on, kas me mõistame Jumala armu suurust. Ja sealt järgmine küsimus on, et kas me mõistame enda vastutust. Kuidas kasvada Jumala tunnetuses, Jumala tundmises, et me salahilju ei kaotaks ära tema tundmist. Ja kui me selle ära kaotame, siis see loetelu, mis siin oli, on selle tulemus. Kristliku kiriku sõnum, Piibli sõnum on see, et kõigele sellele, mida me patu nimekirja all loeme, ja see nimekiri ei ole iialgi lõplik, kõige selle jaoks on üks lahendus, see on muudetud süda, uus loodu. Aadamast päritu peab surema ja Kristuses kingitu peab sündima. Ja see on mõnes mõttes ühekordne, aga samas on see ka püsivalt jätkuv ja jätkuv. Aadamast sündinu peab surema ja see, mis me saame Kristuses uuesti sünni näol, see peab kasvama. Ja see on niimoodi igal hommikul. See on niimoodi igal hetkel. Me saame oma valikutega kasvatada ühte ja vähendada teist. Ja ma usun, et sina ja mina me saame võtta täna vastu ühe otsuse,
See, mis ma olen pärinud Aadamalt, see vana patulane loomus, ma tahan selle jälle viia ristile. Et vastu võtta ja anda eluruumi ja kasvamist Kristuse elule, uuele elule, pühavaimu väes elatud elule. Kõik patust rikutu hävib ja põleb. Ainus, mis püsib igavesti, on see, mis on peidus Jeesuses Kristuses, mis on kaetud Jeesuse Kristusega. Sellepärast räägitakse riietuge Kristusega. See on evangeelium. See on rõõmusõnum keset seda patust maailma. Ja kui ma alustasin selle küsimusega, et äkki kurdetakse, et võib-olla patust räägitakse liiga palju või miks. Ma enne siia tulekut, enne kui ma tulin ütlust salvestama, käisin Luteri kirikus jumalateenistusel. Ja see tuletas mulle jälle meelde, kui sa mõtled selle missa vormi peale, siis sa lähed kirikusse, sa laulad ühe kiituse laulu ja siis on esimene asi Kyrie eleison, issand halasta, mis tuletab meile meelde seda, et me oleme patused, me vajame Jumala halastust. Aga tema on rikas ja helde ja ta tahab meile halastust ja armu anda. Isa, me täname sind sinu helduse eest. Me täname sind, et sa oled meid välja kannatanud, et sa oled meile palju armu andnud, sa oled jälle üles tõstnud, sa oled jälle meie südamed puhtaks pestnud. Me oleme tõenäoliselt sulle palju valu teinud. Andesta meile ja halasta meie peale. Kingi meie ellu rohkem valgust. Kingi meie ellu rohkem sinu tundmist. Kingi meie ellu rohkem janu ja nälga õiguse järele, kui kõige selle järele, mida see maailm pakub. Tänu sulle, et sa oled väga lähedal igale kuulajale, vaatajale praegu. Ja see koht, kus ta on ja see otsus, mis ta teeb, sinu püha vaimu vägi on seal, et teha teda tugevaks selles. Ka otsuses jätta vana ja võtta vastu sinu uus. Au ja kiitus olgu sulle. Amen. For the times that I've misused your name and leveraged it for my own fame, for the kingdom I've been building on my own, for the times I chose to play it safe when you said give it all away, for the idols that I've let into my home. Create in me a clean heart, God, and renew a right spirit, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, God, and renew a right spirit, and renew a right spirit within me. In me. For the times I chose the counterfeit, dismissed your voice like Jonah did, when I leaned into fear instead of faith. For the narrow path I didn't take, when I fell short in my own strength, you said look, and I just look away. Well, I'm looking now. Create in me a clean heart, God, and renew a right spirit, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, God, and renew a right spirit, and renew a right spirit within me. Your kindness of God, it leads to repentance. The arms of the Father are full of forgiveness. You gave me a clean heart, a place where your glory can rest.
Create in me a clean heart, God, and renew a right spirit, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, God, and renew a right spirit, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, God, and renew a right spirit, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, God, and renew a right spirit, and renew a right spirit within me. In me. Selline oli oktoobrikuu 3. pühapäeva jumalateenistus Toronto Eesti Baptisti koguduses. Rõõm, et olid koos meiega. Võtame vastu õnnistussõnad eelolevasse nädalasse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Pühavõimu nimel. Amen.